Tere hommikust, varajased ärkajad. Käes on järjekordsed füüsikaminutid ja õige kohe on käes ka kooli lõpuaktuste aeg. Ja fotograafidele on see igavene peavalu, sellepärast et ikka jääb kellegi pea nägu kellegi kukla taha ja ei saa sellest korralikku pilti, kui nii palju inimesi tahab korraga naeratada. Ja siis, kas ei oleks tore võtta see suur tähtis pilt korraga sedasi ruumilisena ülesse, et kui ühe nurga alt ei näe, siis keerame teise nurga. Ja tegelikult täna hommikul olemegi siia stuudiosse toonud ühe ruumilise pildi ehk hologrammi. Ja selleks, et seda näha, on meil siin üks laserpointer. Ja me ajame kõigepealt kiire laiaks ja suuname peeglisse. Ja peegliga laseme siia fotoplaadi peale. Ja see ei ole siis tavaline fotoplaat, vaid seesama ongi hologramm. Ja ma panen ta nüüd tööle ja siia taha tekib üks roheline kujutis. Tegelikult sellest samast mehikesest, kes on siin kuidagi moodi. Niimoodi, aga tule Toomas, inspekteeri, kas on ikkagi ruumiline pilt meil siin? Vaatame üle. Et kas sa näed teda mõlema põse pealt ja kuidas ikka on? Näen, on ja täitsa kolmedimensionaalne mehikene on siin sees. Kui oleks veel värviline, oleks nagu päris... Jah, praegu on ainult roheline ette näidata siin. No niimoodi, aga kuidas siis on võimalik saada sellist ruumilist kujutist, kui fotod on meil sellised tasapinnalised? Ja asi on tegelikult selles, missugune see laserivalgus ise on. Et kui me võrdleme nüüd tavalist valgust laserivalgusega, siis tavaline valgus on nagu inimesed sagimas tipptunni ajal siin hommikuse kaubamaja ees, igaüks liigub oma suunda ja oma mõtetega, aga kui martsib sõduritega lonn, siis nad on kõik sedasi astuvad ühte sammu ja täiesti niimoodi ühtlaselt liiguvad. Ja see on siis ka laserivalguse ja valgevalguse vahe, aga uurime seda lähemalt. Siin on meil üks teine laser ka, panen selle käima, nüüd ta natuke aega soeneb. Ja ma panen siia ette sellise väikse klaasitükikese. Meile paistab ta selline ühtlane mattklaas, et ei ütleks küll, et võib-olla on natuke krobeline kuskilt või nii, aga huvitav, kuidas see paistab selle sama laseri jaoks, mille valgus on siis selline väga ühtlane ja väga kooskõlaline. Paneme selle siia ette ja Toomas, ole hea, aita mind selle väikse improviseeritud ekraaniga. Et me näeme siin sellist säbru. Kui sa lähed kaugemale, siis see säbru läheb veel suuremaks. Ja tegemist on tegelikult sellise interferentspildiga ja ei ole vaja hakata telekaekraani nüüd hommikul pühkima, see pilt peabki selline säbruline olema, sest selle laseri jaoks see klaasitükk paistabki täpselt sellisena. Ja tegemist on tegelikult sellise lainete liitumispildiga ehk interferentspildiga ja tegelikult on ka see hologramm selline lainete liitumise pilt. Ja erinevalt siis tavafotost, kui me see hologramm järsku katki läheb, siis juhtub selline asi, et igas selles tillukeses killus on salvestunud kogu info, mis on hologrammis üldse olemas. Aga loomulikult me kaotame mõnevõrra kvaliteedis, kui me seda pilti nüüd läbi selle väikse killu vaatame, et ta läheb tuhmimaks. Aga kui see on nii lahe asi, siis huvitav, miks meil veel seda ei ole? Ma just tahaks ka küsida, et miks mul ei ole kõik kohad täis hologrammpilte, miks ma neid ei kasuta iga päev? Aga asi on selles, et kui me vaatame seda televiisori ekraani, siis me võime näha seal selliseid väikseid täpikesi, millest pilt koos on. Need nimetatakse pikslid. Jah, täpselt, need on need pikslid. Ja hologrammi jaoks, et seda näha, peaksid need pikslid olema umbes 1000 korda väiksemad. Ja kui meil on mõlemas suunas 1000 korda rohkem punkte, siis meil on juba kokku 1 000 000 korda rohkem piksleid. Ja ma sügavalt kahtlen, kas mõni tänapäeva arvuti jõuaks seda pilti nagu iga hetk uuendada. Ja isegi kui ta jõuaks seda pilti uuendada, siis on seal selline probleem, et need kõik punktid on igal ajahetkel vaja uuesti arvutada selle keeruliseks interferentspildiks, mida siis hologramm või mida see laser siin suudab teha. Ja see on siis lihtne põhjendus, miks meil veel ei ole holovideod või midagi sarnast. Aga kas ei ole nüüd meeldiv unistada, et mitmekümne aasta pärast seda lõpuaktuse pildi võtmist me helistame oma vanale klassikaaslasele ja meie kõrvale, telefoni kõrvale ilmub selle klassikaaslase selline elusuuruses pilt ja me saame taga rääkida, teda näha, suhelda nagu ta oleks justkui meie kõrval, käia ümber tema, vaadata, kuidas ta on ajaga muutunud, mitu kilo juurde võtnud, kui palju ta neid on maha võtnud ja jagada niimoodi oma muljeid ja elu. Igastahes seniks kena unistamist, kena kooli lõpetamist ja kohtume järgmine nädal.